Tšau, täna lähme loomade varjupaika ja loodame, et saame teha kellegi teise päeva paremaks. Kõigepealt meil tuleb nüüd käia läbi poest ja mõtlesin, et tühjade kätega külla ei lähe ja siis võiks ju viia midagi. Aga näeme siis juba varsti. Veel antakse nüüd selline koer. Siin on väga palju lõbusaid ja sõbralikke koeri, näete. Sophie. Sophie. Meil anti nüüd jalutada Sophie, kes on väga sõbralik koeri. Tuli siia, oi. Sophie, Sophie, oi. Tervita teisi. Tada! Oi. Okei. Appi kormas! Kui läheks üks päev ja lihtsalt teeks selle Sophiga enda sammud teis. Kas keegi väsis ära? Kes see väsis ära? Sophie? Kes see on? On hea lumi või, Sophie? Äkki ma olen ka väsinud sellest. Kas pole mitte nunnu? Energiat ongi nii palju. No, Sophie. Mängida tahab ikka. Tõmbas meid haneks. No, Sophie. Kuidas tunne on? Jaa. No selles mõttes, et tunneb, et tema üldse väsinud ei ole, aga mina olen küll. Kes keda jalutab, eks ole? Näete, jah? Ta on nii sõbralik koer. Sophie tegi hea trenni mulle täna. Tema on Robi. Robi, tule siia. Robi on nüüd natukene vanem koer. Näiteks ütleme, vanaema või keegi tahab koera võtta, siis ma tõesti soovitan soojalt tulla vaatama Robi, sellepärast et ta on ju nii seltskondlik ja armas ja ta on tõesti selline, et kes ei taha väga joosta ja kes pigem istuks kuskil lõkke ääres suveõhtuti, ütleme, oleks sinu hea seltsiline või kui teil vedeleb kuskil tekke või patju, mida te nii kasuta, siis tooge siia. Sellepärast, et me saame ju kõik aidata loomi. Robi! Vaadake, nägite? Robi. Ei, ta tahab väga palju nuusutada, ringi vaadata. Tänane päev möödus kenasti. Viisime 2 koera jalutama. Väga palju saime joosta esimese koeraga, kelle nimi oli Sophie. Kindlasti, kui keegi just tahab väga energilist koera, siis kindlasti siia Sophie raudselt Sophie. Ma annan oma enda kanti ausalt ka. Ja siis, kui keegi tahab rahulikumat koera, sellist, kes oleks kogu aeg kõrval, just vanaema, vanaisa, keegi, kes tahaks endale koera näiteks
siis ideaalne oleks Robbie. Ja Robbie on just selline rahulik, seltskondlik, nagu te just nägite. Kõik info, mis vähegi teada on vaja või te tahate, te leiate kodulehe pealt ja kodulehe ma panen siia samma alla. Saate kõike vaadata, arutada, mõelda, organiseerida enda aega ja tulge tehke ka üks heategu, sellepärast et alati on hea aidata, olla olemas kellelegi, kellel on abi vaja. Ja kindlasti see on see koht, kus te saate juba esimese sammu teha selle jaoks. Näeme juba varsti. Tšau, tšau!